Gröönimaa läks keema pärast seda, kui Ameerika Ühendriikide uue konsulaadi avamine Nuukis muutus Ameerika kohaloleku vastaste protestide keskpunktiks. Just sel hetkel, kui Trumpi saadik Jeff Landry tõi saarele arutelu, mida Euroopa eliit püüab varjata. Arktika on muutunud võimuvõitluse, kaitse, kriitiliste maavarade, strateegiliste marsruutide ja globaalse mõju keskpunktiks. Sellel reedel, 22. mail 2026, tormab vasakpoolset Trumpi ründama, kuid tänavamüra näitab midagi palju sügavamat. Kui Washington pööras taas tugevalt pilgu Gröönimaale, sattusid Taani, kohalikud poliitikud ja Trumpi vastased rühmitused paanikasse, sest nad mõistsid, et see jäine saar, mida varem peeti unustatud territooriumiks, on muutunud üheks väärtuslikumaks nupuks mängulaual Venemaa ja Hiina vastu. Kui see oli vaid diplomaatiline visiit, siis miks nii paljud inimesed sattusid paanikasse, kui Trump asetas Gröönimaa kaardi keskmesse? Mida Trump Gröönimaal paljastas? Mis pani Euroopa eliidi nii närvi minema? Miks puhkesid protestid just praegu? Kuidas muutus võitlus Arktika pärast uueks survevahendiks Venemaa, Hiina ja vana Euroopa bürokraatia vastu? Ma räägin sulle sellest kõigest kohe, aga praegu tahad sa kindlasti kanalile tellijaks hakata, et olla hästi informeeritud, saada reaalajas infot ja nautida parimat ajakirjanduslikku kvaliteeti, mida kunagi nähtud. Usaldusväärsuse standard Milson Alves. Tegelikult ei sattunud Gröönimaa juhuslikult uudistesse. Trumpi erisaadik Jeff Landry, Louisiana kuberner, saabus Nuuki seoses Future Greenlandi üritusega, mis on konverentsäri, investeeringute ja saare majandusliku tuleviku teemal. Vastased pidasid seda visiiti provokatsiooniks, kuid see tõi esile küsimuse, millele keegi ei tahtnud selgelt vastata. Kui Gröönimaa on Põhja-Atlandi julgeoleku jaoks nii oluline, siis miks on Euroopa eliit nii kaua käsitlenud seda territooriumi kui kauget, külma ja mugavat tükki? Landry sõnastas selle ebamugavuse välja. Ta ütles, et enne Trumpi eirasid Ameerika Ühendriigid Gröönimaad. See lause ärritas vastaseid, kuid paljastas tõelise haava. Saaral asub strateegiliselt oluline sõjaväebaas, see on uute Arktika marsruutide südames ning seal on ressursid, mis pakuvad otsest huvi kaitse, tehnoloogia ja energeetikatööstusele. Kui Trump sellele teemale rõhku paneb, ei räägi ta lihtsalt suvalisest saarest. Ta räägib kohast, mis ühendab sõjalise julgeoleku, kaubandusvaidluse, juurdepääsu kriitilistele mineraalidele ja lääne õhuruumi kaitse. Kohalik reaktsioon kasvas, sest ameeriklaste kohalolek ei olnud enam ainult kõneaineks, vaid muutus pealinnas füüsiliseks sümboliks. Suurem konsulaat, Landry visiit, jutt sellest, et Washington tahab taas oma jälje Gröönimaale jätta ja meenutused Trumpi varasematest avaldustest selle territooriumi kohta lõid surveolukorra. The Guardian teatas, et protestid toimusid pärast seda, kui Landry ütles, et on aeg, et Ameerika Ühendriigid taas Gröönimaal oma kohaloleku kehtestaksid. Keset kriitikat võimaliku sõjalise laienemise üle, lisaks Pitufiki baasile ja Ameerika huvi üle saare strateegilise asukoha ning haruldaste muldmetallide vastu. Just siis tekib paanika. See pole ainult tänaval karjuva meeleavaldaja paanika. See on poliitilise eliidi paanika, kes teab, et Trump sundis õiget arutelu esile. Gröönimaal elab umbes 57 000 inimest. See on Taani külge kuuluv poolautonoomne territoorium ja seal asub juba Ameerika Ühendriikide aktiivne sõjaväebaas. Sellegipoolest jäi vestlus aastateks kinni diplomaatilisse keelde, külmadesse nootidesse, koostöölubadustesse ja vähestesse nähtavatesse tegudesse. Pitufitsi baas on selle mängulaua keskne osa. See on peamine sõjaline kohalolek. Ameerika Ühendriikide baas Gröönimaal on seotud raketihoiatuse, kaitse ja kosmose jälgimisega. Associated Press kirjeldas Pitufitsi kui Ameerika Ühendriikide kaitseministeeriumi põhjapoolseimat rajatist, mis loodi 1951 aasta kaitselepinguga Washingtoni ja Kopenhaageni vahel. Sellel on oluline roll nii Ameerika Ühendriikide kui ka NATO jaoks. See seletab, miks see arutelu nii paljusid inimesi hirmutab. Gröönimaa ei ole ainult lipu küsimus. See on Arktika vaatlusplatvorm, eesmine kaitsetõkke Põhja-Atlandil ja piirkond, mis muutub järjest olulisemaks, kui jää taandub, mereteed omandavad suurema väärtuse ja rivaalitsevad suurriigid otsivad juurdepääsu ressurssidele. Vasakpoolsed eelistavad kõike taandada lausele. Trump tahab Gröönimaad osta, sest see fraas kutsub kergesti esile pilget. Aga selle taga on palju suurem küsimus.
Kes hakkab järgmistel aastakümnetel Arktikas valitsema? Mineraalide küsimus rõhutab seda veelgi. Reuters teatas, et Gröönimaa on rikas mineraalide, nafta ja maagaasi poolest. Ja et 2023 aasta uuring näitas, et seal leidub 34 Euroopa Komisjoni poolt kriitiliseks peetavast toorainest 25 mineraali. Teises reportaažis tõi agentuur esile, et Trump peab Gröönimaad strateegiliseks varaks selle asukoha ja jää all peituvate rikkuste tõttu, sealhulgas kulla ja tehnoloogiatoodetes kasutatavate haruldaste muldmetallide pärast. See teave annab protestidele teise kaalu. Kui meeleavaldajad ütlevad, et Gröönimaa kuulub gröönlastele, räägivad nad suveräänsusest. Aga kui valitsused ja investorid vaatavad saart, näevad nad energiat, kaitset, tehnoloogiat, maavarasid ja mereteed. Ja kui Donald Trump seab Ameerika Ühendriigid selle vestluse keskmesse, sunnib ta Taanit, Gröönimaad ja NATO liitlasi mugavustsoonist välja tulema. Mis varem tundus kauge teemana, on nüüd muutunud kiireloomuliseks. Ka Hiina on selles arvestuses sees, isegi kui paljud eelistavad teeselda, et teda pole ruumis. Reuters oli juba varem märkinud, et Hiina ettevõtted püüavad saada osa Arktika maavaradest, sealhulgas haruldastest muldmetallidest Gröönimaal, samuti rauamaagist ja niklist teistes kauge põhjapiirkondades. See näitab, et lääne poolt jäetud tühimik ei jää kunagi kauaks tühjaks. Kui Washington kõhkleb, astub Peking lähemale. Kui Euroopa viivitab, täidavad teised selle tühimiku. Gröönimaa valitsus püüab vastata hetke kõige tundlikuma lausega. Gröönimaa ei ole müügiks. See sõnum omab kohalikku poliitilist jõudu ja aitab rahustada elanikkonda. Aga see näitab ka, et Donald Trump on tõstnud saare sellisesse staatusse, mida Kopenhaagen ja Nuuk enam varjata ei suuda. Kui Gröönimaal poleks strateegilist väärtust, ei peaks keegi nii palju kordama, et see pole müügiks. Kordamine kinnitab vaid, et piirkonna tuleviku üle käib tõeline vaidlus. Sobre futuro da região. Taani tõmmati samuti kriisi keskmesse. 2026 aasta jaanuaris teatasid reportaažid, et peaminister Matti Frederiksen rääkis Gröönimaa vastuvõetamatust survestamisest ja hoiatas, et kõige raskem aeg on alles ees. See toon näitab, et Taani juhtkond mõistis probleemi tõsidust. Donald Trump tõi arutelu kulisside tagant välja ja asetas Ameerika Ühendriikide, Taani, Gröönimaa ja NATO suhted avalikkuse ette. Uudistes mainiti ka ameeriklast nimega Clifford Stanley, kes üritas koguda allkirju, et toetada $200,000 maksmist gröönlastele, et nad nõustuksid Ameerika Ühendriikidega liituma. See juhtum muutus vasakpoolsete jaoks relvaks, sest see tundub liialdatud ja lihtne rünnata. Aga isegi see juhtum näitab ühte asja. Arutelu ei ole enam teoreetiline. Gröönimaa suveräänsusest on saanud avaliku vaidluse objekt, kus on olulisi ettepanekuid, ettepanekute tagasilükkamine tänavatel ja ametivõimude reaktsioon. Donald Trumpi tõstatatud küsimus ei vaibu enam endisesse vaikusesse. Gröönimaa on nüüd lõplikult astunud võitlusse Arktika tuleviku pärast. Nuuki protestid ei muuda seda tegelikkust. Need näitavad vaid, et saar on mõistnud oma enda väärtust ajal, mil globaalsed suurriigid võistlevad territooriumi, marsruutide, baaside, radarite ja mineraalide pärast. Vasakpoolsed rõõmustavad Trumpi vastase lärmi üle, kuid Evita tunnistas olulist. Kui Gröönimaa on paanikas, siis sellepärast, et Trump paljastas, et see jäine maa on palju väärtuslikum, kui Euroopa kabinetid julgesid valjult välja öelda. Mina olen Milson Alves, rahvusvaheliste suhete asjatundja ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõese infoga hästi kursis. Uudiste lingid on video kirjelduses. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla veelgi paremini seotud Milson Alvese kogukonnaga.